Eesti rahva garderoobid on täis rõivaid, mis on toodetud kaugetes Aasia tehastes, kus töötajad saavad uskumatult vähe palka ja näevad uskumatult palju vaeva. Kusjuures kõige suuremat kahju ei tehta mitte inimestele, vaid võib-olla hoopis keskkonnale. Me kõik oleme seda süsteemi sponsoreerinud, aga mida selle süütundega peale hakata? Eesti esimene moedoktor Reet Aus teab vastust. Minu doktoritöö oli tegelikult teoreetiline osa sellele, mida ma nüüd olen teinud praktiliselt. Mu doktoritöö käigus sai loodud üks selline platvorm nagu Trash to Trend. Ja selle käigus, doktoritöö käigus oma praktilises töös käisin ma läbi siis kõik erinevad võimalused, kuidas siis erinevaid materjalivooge läbi disaini tagasi tuua. Mida ma olen siis aastaid teinud või see, mille vastu mul väga suur huvi on olnud vaadelda ikkagi kogu ühe tootmisahelat, kogu tema eluringi. Et kuidas iga viimne väiksemgi detail selles ühes tootes kokku saab ja mis on selle iga detaili taust või ajalugu. Ja kui sa hakkad seda ühte toodet niimoodi juppideks lahti võtma, siis sa näed, et selle iga jupi taga on omaette tööstusharu ja seal on omaette disain, tootmine, palju protsesse. Ja kuidas siis panna üks toode kokku niimoodi, et selle toote keskkonna ja sotsiaalne mõju oleks võimalikult väike. See on väga tugev väljakutse praeguses ajas, kus tegelikult kogu see tööstusharu on kontrollimatu suur globaalne masinavärk. Et selleks, et üldse hakata mingeid otsuseid seal tegema, pead sa tegema väga tõsise sügavuti mineva uurimustöö, et aru saada üldse, kus need probleemid seal on. Bangladeshi sattusime tegelikult nii, et kui me Kilmi ja Laberensiga läksime sinna filmima ja kui külastasime seal ka Bangladeshi kõige suuremat rõivatootjat, Beximcot. Ja kui sealne ettevõtte juht sai aru, et mis on, millega ma tegelikult tegelen, siis ta läksid silmad särama ja me oma vestluse lõpuks olime löönud käed, et me proovime seda nende ettevõttes siis juurutada seda sellist uut disainimeetodi, ehk siis seesama ülejääkide kasutamine selle ettevõtte siseselt, kus need jäägid tekivad. We figured out immediately that this project, upcycling project from Reet Aus and Aus Design, it could be bringing in really promising change in our waste management system, which could make a huge impact on changing the environment and also the culture over there in Bangladesh. So we took the chance and then we went for this partnership with Aus Design, which came up really successful. Laias laastus see kangas, mis nad toodavad ja need tooted, mis nad toodavad, sellest, mis seal luuakse, 40% jääb seal ülejäägina maha. Ja kui selle saaks kasutusele võtta ja selle arvelt jääks 40% uuest kangast tootmata, see tegelikult tooks kogu tööstusharu keskkonnamõju alla väga suures osas. Et need arvutused, mis me oleme teinud siin oma meeskonnaga selle viimase aasta jooksul, nii enda toodetele kui võrdlevalt nendele toodetele, mida nad seal toodavad, siis kui me räägime veest ja elektrist, siis vee elektri puhul see kokkuhoid, kui me väldime uue kanga tootmist, on laias laastus 80%. Ja ütleme siis nii, et see projekt, mis on käinud seal Bangladeshis, ongi tegelikult Eesti Kunstiakadeemia. Meil on niisugune väike teadussuun, mis tegeleb jätkusuutliku disainiga. On keskendunud hästi palju just hetkel moele ja tekstiilile. See ongi tegelikult minu selline jätku-uurimus olnud. Praktiline osa sellest, et kuidas siis jõuda sellele tasandile, et me tegelikult oleme võimelised tegema seda masstootmises ja läbi sellega reaalselt muudame kogu meie tööstust. Then the latest participation in the Berlin Fashion Week, Beximco Aus Design together, it really made a significant impact in terms of industrial upcycling. Upcycling was happening, but when we went forward projecting this industrial upcycling concept, it really made a huge difference, and then people liked it a lot. There are a lot of appreciations, a lot of encouragement about this project. Selle aasta disaini näitame oma viimast kollektsiooni,
mis valmiski Bangladeshis ja sealsetest jäätmetest. Et see kollektsioon on võib-olla natukene erinev eelmistest, sest ta on väga palju sellisem igapäevasem. Ja mis seal on võib-olla huvitavat, on see, et me oleme proovinud integreerida sinna suuremaid tükke ja väiksemaid tükke. Ja kuna me proovime hoida selle toote keskkonna võimalikult madalal, siis me trükki näiteks ei kasuta. Ja kui me kasutame mingit järeltöötlust, siis me oleme teinud osoonipesu, mis ei kuluta, muidu see järeltöötlus, teksa järeltöötlus võtab väga sadades liitrites vett. Teine asi, mida me ka tutvustame oma Upshirdi projekti, ehk siis kuidas T-särgi tootmisjääkidest oleme teinud uusi särke. Viimane katsetus, mis me siin augustis tegime, oligi Bangladeshis, et me nende T-särgi tootmist vaatasime, disainisime sinna kõrvale siis taaskasutus või upcycled need T-särgid. Ja selle projektiga me plaanime sinna oktoobri alguses Kickstarterisse ka minna. I think the prospect of industrial upcycling is really, really bright. Because it takes some time to change in the mindset and implement this project into such a huge industry. We have got huge involvement, monetary, manpower and everything. So it's the initial, I would say, ice-breaking stage. But once people understand the significance of it, and then the change, the impact that it can bring in, from my company perspective or the experience that I have been observing all over in the environment of Bangladesh, it's going to be a promising project in the future, which I think most of the companies who care in doing sustainable business will be very much interested to take into their production.